Jälle on hommik. Hommik Tallinnas on kujunenud kuidagi tavapäraseks. Autod ummistuvad ja kindlasti paljud olete mõelnud selle peale, miks tekivad ummikud. Ja olen ka mõelnud selle peale. Tegelikult väga harva on ummikud tekkinud mingist avariist, mingist teetööst ja sõidusuundade piirangust. Üldjuhul on ummikud tekkinud inimeste hajameelsusest, inimeste reaktsiooni puudumisest, nende ajude umbejooksmisest. Et kus siis on võimalik, et inimeste ajud on umbejooksnud? Kõik oma arust on väga vägevad reageerijad, kuid ütlen ausalt, minul on väga igav sõita ja käia inimeste kõrval, kuna ma tajun, et ma olen inimestest 2 või 3 korda kiirema reaktsiooniga. No, see ei pruugi nii olla, aga kindlasti on inimesi, kes on 2 korda aeglasema reaktsiooniga. Seda saab tegelikult ju nende auto pidurduspinkide peal ka kontrollida. Mul oli koolis juba väga hea reaktsioon. Mul oli väga hea start, ma võitsin kõik stardid ära kergejõustikuklassis. Ja ma võitsin ära kõik auto pidurdustestid. Tegelikult on see kaasasündinud, ilmselt on. Aga siiski on siin mängust väga palju asju, sest inimene, kes on noorena olnud väga hea reaktsiooniga või vägi kuskil keskeas või siis vanaks jäädes muutuda täielikuks zombiks, aegluubis inimeseks. Ja ikkagi sellel kõigel on põhjus, inimene elab ennast umbe. Ja kui inimene aju on ummistunud erinevatest mürkidest, jääkainetest ja õigemini raskemetallidest, siis aju sunapsite, ajuneuronite ja ütleme otse, ajurakkude vahel puudub energeetiline side. Üks rakk ei saa teada, mida teeb teine rakk ja rakkude vaheline koostöö on takerdunud. Rakkude poolt edastatavad signaalid ei jõua enam edasi, paljud kehad, talitlused häiruvad, inimesel tekib siis kuskil mingi pidurdus, samm läheb aeglasemaks, tentsimaks, käedekuulasõna, käekiri hakkab viskama, käed värisevad, Alzheimerid, Parkinsonid, mõistus ei võta enam, dementsused, asjad. Tegelikult on enamus asju siis on jääkained, mürgid ja mis kõige hullemad, raskelt välja õhutavad raskemetallid. Nii et kus siis nagu praegune inimkond on saamas sellises hulgalises koguses sellist ajukõntsa, mis siis hakkab pidurdama nende ajutalitlust, elutegevust, hakkab häirima siis puhtamate inimeste eluolu. Siis ma võin teile öelda, et see kõik on taldrikutes, see mida inimesed poes ostavad, tavapoodidest ostavad omale. Enamus sööki on mürgitatud. Glüfosaadid on teadagi pärit siis mitte põllumajandusest, vaid nad on pärit Ameerika laboritest ehk siis sõjatööstuslaboritest. On teada, et Vietnami sõjas kasutasid Ameerika väed, kes seal kaotasid vietkongide vastu keemiarelva. Nad on jäänud karistamata, kuigi keemiarelva kasutamine on keelatud, siis Ameerika võis seda teha. Ja need džunglid, kus Ameerika kasutas siis keemiarelva, on siiamaani lagedad, seal ei kasa ühtegi puud. Ja selle keemiarelva nimi oli siis Agent Orange, agent Orange. Sellest keemiarelvast hakati siis tuletama välja umbrohu mürke, mis siis takistavad umbrohu kasvu. Ja see keemiarelv tehti lahjemaks ja need teadlased, kes siis saavad raha nendelt mürke tootvatelt korporatsioonidelt, mine tea, võib-olla ka Ameerika sõjatööstuselt, on siis teinud uuringud, mis siis kinnitavad, et need mürkide kogused, mida siis need teadlased on paika pannud, on täiesti ohutud. Ja suure osa maailma tervisest mitte midagi teadmisametid on siis lubanud nende kasutamise
ja mida rohkem on raskemetalle söögis, seda rohkem ummistub neid kehasse, käed kangestuvad, jalad kallerduvad. Ma peatusin just selle teema juures, mis puudutab jalgasid. Mul oli aastate eest, kui ma sõin selle mürgimöga, jõin vahest alkoholi, alumiiniumpurgist õlut, sõin kõik järjest, mis poes müüdi. Siis mul oli tekkinud olukord, kus ma keset talve käies jopega, salliga, mütsiga, kinnastega muutusid reialihased nii tummiks, et ma tegelikult sageli õuest tulles, trepist üles minnes ei kontrollinud oma reialihast sel määral, et ma saaksin 2 või 3 astet korraga astuda, kuna lihtsalt jalg oli tönts külmast. Ja kui ma mõtlesin, et see ongi loomulik olukord, kus külm siis nagu muudab lihase kangeks, siis praegu minnes üle täielikult puhtale elule, loobudes sellest massoonlikust, illuminaatlikust, vabamüürlikust söögist, mürgimögast, mitte söögist, vaid mögast, on see kõik ära kadunud. See, et on ära kadunud külmatunne üldse, jahedustunne, on ära kadunud ka lihaste tuimus ja kõik siis, mis praegu on toimumas inimestel, on siis sellest. Ja kui sel määral on võimeline ära kallerduma lihaskond, siis on selge, et need samad mürgid ju kallerduvad ka aju, tekitades ajus siis ka ummistust ja kõik need dementsused, autismid, kõik see, mis puudutab ajuhaigust, on ehe märge sellest, et aju on umbes. On aeg aju puhastama hakata. Ja kui hea on olla puhta ajuga, kui on lahti kanal ja universumist tuleb lihtsalt teavet, kogu aeg mõtted kukuvad pähe. Nii et tegelikult on kõik need inimeste ajuhaigused pärit nende inimeste endi suurest teadmatusest, nende inimeste endi loakusest, sest nad ei viitsi, ei süvene sellesse, mida nad suhu panevad. Ja seni, kui inimesed valivad edasi, siis neid tolvaneid, neid afariste, mahinaatoreid, kombinaatoreid, konspiraatoreid, kes neid mürgitavad, kes on lubanud panna selle mürgist sööki siis nagu inimese taldrikusse, poodi müügile panna. Seni inimkond muutub aina enam zombiks. Seda enam muutuvad nad üha enam mäsajalgseks ja seda enam hakkavad nad oma tegevusega siis takistama loomulikku elukulgu. Et inimesed on aeg hakata mõistma, et see, mida poes müüakse, kõik need pesuvahendid, kodukeemia ja eriti see, mida naised siis omale pähe panevad, on tegelikult väga mürgised, täis raskemetalle ja see kõik imendub läbi kopsude, läbi naha ja söögist rääkimata inimese sisse. Kui autojuht vahib foori, 3 sekundit vahib tõtt rohelise tulega, siis tegelikult selle 3 sekundi jooksul oleks saanud ära sõita juba 2 autot. Seega pikalt foori tulega tõtt vahtivad autojuhid ja just ristmike peal eemalt lähenevad autosse tootavad autojuhid, kes julge välja keerata õigel ajal, lasevad mööda palju sekundeid, enne kui auto nendeni jõuab. Nemad hoiavadki kinni seda liiklus ummistub nende pärast. Et tegelikult ma olen tähele pannud, autojuhid, kes sõidavad väga julgelt, näevad ette olukordi, kus nad läbi mahuvad, jõuavad eest läbi sõita. Et leiendavad ummikuid, nende pärast sujub tegelikult liiklus ja kui inimesel ei ole aju tumbes ja ta saab aru, mida ta teeb, tema reaktsioon on korras, siis need kiirmanöövrid on ohutud ja üldjuhul võin öelda, et enamuses juhtudest lõpevad väga õnnelikult, sest seal isegi tegi varjutlikku olukorda. Aga need, kes tõesti ei suuda otsustada,
kellel ei ole siis seda mõtlemiskiirust ega reageerimiskiirust, need siis kahtlevad oma võimekuses, oma võimes läbi sõita ja nemad hoiavad kinni siis seda pikka liiklusrivi, nagu te siin ka näete. Ehk siis tegelikult need ummikud on tekkinud siis sellepärast, et paljud sõidavad ette ristmikele ja arvestavad sellega, et nad jäävad keset ristmikku ja sellepärast, et paljud sekundid kaovad ära inimeste haigutamise peale, kuniks nad ahivad rohelist tuld, kuniks nad aru saavad, et roheline tuli, kuniks nad reageerivad vajutada gaasipedaali või siis käik sisse panna ja sellega tegelikult kõigega need ummikud aina süvenevad. On aeg hakata toituma puhtast toidust, puhtast loomulikust toortoidust, mahetoidust. On aeg hakata harrastama lahustoituvust, ehk siis toituma eraldi süsivesikutest ja valkudest ja on aeg hakata minema üle kolmiktoitumise peale. Näete, siin oli praegu tasku, oli vahel üks uinus seal. Saab alati kiiresti vahele sõita ja kui inimene läheb kolmiktoidu peale üle, kolmiktoitlemine tähendab seda, et kolmandik päevast inimene toitub ja 2/3 päevast ehk ööpäevast kokku inimene siis seedib toitu ja puhastub jääkainetest, siis selline toitumisviis koos küllulusliku vee joomisega meestele, minu kaalus meestele 2,5 liitrit, 3 liitrit vett, puhastub keha siis kõigist mürkainetest, raskemetallidest rohkem, kui sinna neid tagasi satub. Ja kui kehal on võimalus rohkem jama välja viia, kui sisse tuua, siis loogika ütleb, et keha, ajud, lihased, kõik mõtted saab puhtaks ja inimene hakkab elama hoopis teises hinguses, hakkab mõtlema hoopis teises kiiruses ja inimese reaktsioon hakkab hoopis ulmelisem võrreldes nende kõigi umbes väsajalgadega, kes siis praegu ei suuda vajutada kiirelt jalgu gaasipedaalile ja ei suuda kiirelt aru saada, et fooris süttis juba roheline tuli. Olge siis inimesed avatud mõistusega, toituge puhtalt ja elu hakkab meil kulgema ilma ummikuteta ja hoopis teise kiirusega. Nii et on aeg saada mõistlikuks või marssida edasi Kirstu poole. Kirstu poole on inimkond teel, kellel siin on jäänud 1 samm, kellel 5, kellel 7 aastat. Näha on, et eesminejad on sinna kohale jõudnud ja kui inimkond ei muuda oma toitumises, oma eluviisides mitte midagi, ei hakka lähtuma loodusseadustest, siis ma võin teile öelda, et ei ole olemas mitte ühtegi seadust, mis tegelikult maamunal kehtiks peale ühe. See üks seadus on loodusseadus. Kõik muud seadused on jura. Ükski seadus ei tühista, ei lükka ümber ega välista loodusseadust. Küll aga on inimesed selle arvamas ja on sekkumas üha enam siia loodusesse. Ja mida enam nad sinna sekkuvad, mida enam tehnokraatlikumaks nad oma elu teevad, selle kiiremini nad sinna haua poole ka suunduvad. Inimesed, ma räägin teile varsti kosmeetikast, räägin sellest, miks meie naised on üha enam vähki suremas, põdemas ja vähi poolt ära sandistatamas. Sest tegelikult on kõik see, mida poodides müüakse ka peale toidu, ülimürgine. Nii et püsige looduse lähedal, järgige loodust ja te saate terveks ja te unustate ära, mis asi on umbes aju, kehv mälu, tähelepanuhäired ja teil ei hakka ära kalgistuma, ära külmetama, ära surema, ükski liiges jäse, nii et elu on väärt hoopis midagi muud kui see, mida teile pakkumas ollakse. Püsige kuuldel ja varsti räägime siis naiste põhilistest haigusriskidest ja sellest, miks naised on siis jäämas vähki tunduvalt enam, just noored naised, kui noored ja enda elu eest mitte hoolivad õlmaritest mehed. Nägemist!